ettevalmistuse teine pool hõlmab turundust. Siin on sulle list, käime selle koos läbi tegemistest, mis vajavad ära tegemist. Punkt 1. Kui sul ei ole veel e-poodi üleval, siis pane üles lihtne maandumisleht koos kontaktikorjega. Mida ma selle all mõtlen, on see, et avame peatselt, sellised tooted, teenused saavad olema siin, jäta oma e-posti aadress ja ole esimene, kes meie tegemistest, toimetustest või siis avamisest teada saab. Tore oleks, kui sul peale selle informatsiooni oleks talle ka väike präänik välja panna. Kas see on siis allahindluse kupong, sooduskood või mingi muu kolmas asi. Järgmisena on kindlasti tänapäeval oluline kiirus. Eriti just Eestis, kus kohas internet on iseenesest mõistetav põhiseaduslik õigus, siis mida kiirem on su veebileht, mida kiirem on su e-pood, seda mugavam on seda tarbida. Ja mida mugavam on seda tarbida, seda lihtsam on sulle raha jätta. Kiiruse testiks soovitan hästi lihtsat tööriiste, mis on tasuta. Selle nimi on Google PageSpeed Insights. Seal sa sisestad oma domeeni nime ja ta annab sulle hästi lihtsad nõuanded ja nii-öelda siis nimekirja, mida sa pead korda tegema oma lehel, et seda kiiremaks teha. Järgmine soovitus puudutab mobiilikasutajat. Kui sa oled oma veebipoe laivi saanud, siis ülioluline kõigepealt hakka seda ise testima. Võta kätte oma mobiil, kui sul mobiil ei ole nutikat mobiili, leiad selle sõbra käest. Võta kätte ja sirvi oma koduleht, oma e-pood läbi ja katsu etendada siis seda kasutajat. Vaata tooteid, katsu seda ostukorvi lisada, minu ostukorvi, katsu osta, tee testost, kas kõik töötab päriselt ka nii, nagu peab. Ja just ma panen silmas mobiilis, mitte lauaarvutil. Mobiili külastatavus mobiiliga ja ostjate osakaal kogu ostjate arvust mobiiliga on väga-väga suures kasvutrendis. Selgelt lihtne põhjus on see, et mobiil on meil igal pool kaasas, internet on sisuliselt igal pool olemas, arenevates riikides lauaarvutid on isegi vahele jäetud, mobiil ongi nende number 1 ekraan, mille abil nad sisuliselt elavadki kogu oma elu ära. Siis tegelikult tänapäeval, kui sa teed e-poodi või kui sa teed endale veebilehte, siis mobiilivaade peaks tulema esimesena ja sekundaarsena tuleb siis lauaarvutivaade. Nii, sa oled välja valinud nüüd e-poe platvormi, serverid, tarneahelad, logistikat, kõik on paigas, sul on tooted ka, võib-olla sa oled juba sisestanud, võib-olla sa hakkad neid sisestama. Igal juhul selle protsessi käigus on kindel, mida sa pead tegema, on märksõna analüüs. Iga sinu toode on tegelikult potentsiaalse kliendi poolt otsitav Google otsingumootoris. Google otsingumootor on number 1 otsingumootor Eestis ja väga paljudes riikides üle maailma. Ehk siis teisi torenenud otsingumootorid nagu Yandex või Neti või Bing, neid ei tasu sulle hetkel keskenduda. Need moodustavad väga väikese osa otsingumootorite turust. Korraliku märksõna analüüsi tulemusena on sul teada märksõnad, mida siis Google'ist otsivad inimesed otsivad. Ja need märksõnad on siis relevantsed sinu pakutavate toodete ja teenustega. Ehk siis sa tead, palju on otsingu maht, näiteks mitu korda inimesed ühe kuu jooksul seda konkreetset märksõna otsivad. Kui sa plaanid tulevikus osta Google'i reklaami juurde, siis palju sa ühe kliki eest maksad. Ja see annab sulle väga suure teadmise, kuidas moodi tootelehti korralikult üles seada. Tootelehe korralikult üles seadmiseks peab sul olema siis märksõna analüüs tehtud. Ja sealt sa saad kätte need märksõnad, millele sa keskendud oma tootekategooriate, toodete ja vahelehtede nimetamisel. Internetiturundus kutsutakse seda metainfoks, ehk siis sealhulgas, mis on selle lehe üldine nimi, mis on selle lehega seotud märksõnad, mis on selle lehe metadescription ehk siis metakirjeldus ja nii edasi. Lisaks, kui sa koostad oma toodetele ja teenustele tekste ja pilte, siis sa saad märksõna analüüsist kätte need märksõnad, mille abil siis üles need tekstid ja pildid ehitada. Kindlasti märksõna ma soovitan kasutada ka piltides. Piltid on olemas ka samamoodi metainfo, piltide pealkirjad ja nii edasi,
mis tegelikult Google'i otsingumootorist tulevad ka välja. Kui sa otsid näiteks märksõna, aga valid hoopis, et pilte ma soovin näha otsingu tulemustena, mitte tekste. Tootekirjeldustena ja teenuse kirjeldustena märksõnad aitavad sul koondada ja fokusseerida tekste vastavalt sellele, milliseid sõnu seal kasutada ja millised mitte. Hea rusikareegel on see, et 1-2 märksõna vastavad siis ühe toote kohta. Et nii see päris ei ole, et üks toode, et topid sinna 10 erinevat märksõna sisse ja loodad, et siis see samane toode 10 erineva märksõnaga tulevikus siis Google'is üles poole liigub. Pigem ta liigub selle tulemusena allapoole. Kui sa oled valinud lihtsa e-poe platvormi, siis enamustes platvormides on sellised asjad nagu Index.html ja Sitemap juba platvormiga kaasa tulles loodud. Igaks juhuks ma soovitan need üle kontrollida. Ehk siis Sitemap oleks olemas ja samamoodi ka oleks leht ilusti korralikult indekseeritud. Toon lihtsa näite, kui sinu leht ei ole indekseeritud, siis Google'i jaoks teda ei olegi olemas. On olnud ju ette sellised kodulehti minu silmest läbi käinud, kus kohas kõik on väga hästi paigas, aga no ei tule seda lehte Google'ist välja, otsingumootorist välja. Mis tulemus on see, et on vaja üks lihtne nuppu vajutus teha ja voila, olemas ta ongi nii Google'i kui ka terve maailma jaoks. Järgmisena liigume natukene tehnilisemate tegevuste juurde. Esimene asi, mis ma palun sul teha, on see, et loo endale Facebooki Ads Manageri konto. Sealt sa saad endale kätte Facebooki piksli. See on selline tore koodijupp, mida saab igale e-poele külge lisada. Tavaliselt see on päris kerge teha. Kui sa ei saa hakkama, pöördu spetsialisti poole. Selle tulemusena aga hakkad sa koguma enda Facebooki reklaamikonto alla potentsiaalset listi, nimekirja inimestest, Facebooki kasutajatest, kes on sinu lehe peal näiteks käinud. Ja kui see list on juba märkimisväärse suurusega, siis sa saad hakata näiteks neid reklaamidega sihtima. Ehk siis seda kutsutakse uuesti turundamiseks või retargetingiks. Sa näitad reklaame Facebookis nendele, kes on sinu lehe peal juba käinud. Kui seda pikslit ei ole, siis sa neid reklaame konkreetselt lehekülastajatele näidata ei saa. Mina pean Facebooki piksli puudumist täiesti konkreetselt digikuriteoks. Facebooki piksliga koos soovitan külge panna Google Tag Manageri. Ehk siis see on Google'i üks jällegi lihtne koodijupp, mille sa paned oma e-poele veebilehele külge ja läbi selle sa saad seadistada väga erinevaid Google'i muid koodijuppe ja siis saada kontroll oma lehe üle näiteks Google Analyticsis. Läbi Google Tag Manageri sa saad seadistada Google Analytica, Google AdWordsi ja samamoodi ka goal'id. Goal'id on siis need soovitud eesmärgid või siis täpsemalt püstitatud eesmärgid, mis on mõõdetavad, mida sa saad pärast jälgida oma Google Analyticsi töölaual. Lihtne näide, goal'i all pean silmas seda näiteks, et mitu inimest täitsid ära kontaktivormi või mitu inimest käisid ostmas. Nüüd Google'i keskkonnast rääkides, Tag Managerist rääkides, siis kui sa juba Tag Manageri seadista Google Analytics kindlasti ära. Kui sa ei seadista Google Analyticsit ära, siis see on sama hea, et sa istud autosse, annad gaasi Tallinn-Tartu maanteel ja sul puudub armatuurlaud koos vastavate mõõdikutega. Ehk sa ei tea absoluutselt, kuhu sa liigud, mis suunas sa liigud. Okei, kui sa tead, kus kohas Tartu on, ilmselt sa jõuad kohale, aga pane ennast kuskile Kesk-Ameerikasse, sul pole õrna aimu ka, kuhu suunas sa pead liikuma, kui kiiresti sa liigud ja kui palju sul paagis kütust järgi on. Enamus e-poe tarkvaradel on mingil määral analüütikad on olemas, aga need tavaliselt jäävad päris lihtsale tasemele ja ma soovitan kindlasti kõrvale võtta Google Analytica. E-poe ja Google Analytica kontekstis on hästi oluline veel seadistada selline väikene tore asi nagu Google e-commerce. Nüüd e-commerce'i seadistamisel Google Analyticsisse sa saavutad selle, et kõik sinu eurod, mida sa oma e-poes teenid, need siis näidatakse ka Google Analyticsis. Ehk siis lihtne näide, sa saad teada, mitu eurot on sulle toonud näiteks Facebook sisse, mitu eurot sa oled saanud näiteks Google'i reklaamidest või mitu eurot sa oled saanud Google'i orgaanilistest otsingutulemustest. Hoopis mitu eurot sa oled saanud läbi e-posti turunduse.
see annab sulle nagu väga konkreetse mõõdikud, väga konkreetse sisendi, millele sa pead rohkem keskenduma turunduses ja millele vähem keskenduma. Lihtne häkk, mida sa saad kasutada kohe esimesest päevast peale, on meilikorje. Meilikorje just selles kontekstis, et jah, sul võib olla kuskil vasakul all, paremal all nurgas selline tore asi, et liitu meie uudiskirjaga ja sisest oma emaili aadressi ja hakkame sulle igapäevaselt, igakuiselt spämmi saatma. Selline asi tavaliselt ei toimi. Nüüd, kas sa selle meilikorje paned pop-upina tööle, aga mitte kohe see pop-up ei tohiks üles hüpata, see on tavaliselt väga häiriv ja frustreeriv. Ta peaks näiteks üles hüppama, kui ta on vaadanud näiteks juba 2 toodet, 3 toodet või ta on lehel olnud juba näiteks pool minutit või kui ta on check-out'is ja tahab brauserit kinni panna üldsegi. Siis kuvada talle pop-upi, koguda see email temalt kätte, pakkuda talle kas sooduskoodi läbi emaili, kui ta selle e-posti aadressi sisestab. Niimoodi sa saad selle vähemalt kontakti kätte. Kui vaadates pikka perspektiivi, esimest võib-olla 2, 3, 4 kuud peale sinu kodulehe e-poe lansseerimist, siis see on juba hea tulemus, kui sa 100 külastusest saad ühe inimese, kes ostab. Ülejäänud 99 jalutavad toredasti sul sealt e-post välja ilma mitte midagi tegemata ja mitte midagi jätmata. Ja kui me räägime juba e-posti aadressist, siis kindlasti on sul mõistlik välja valida ennem lansseerimist, mis on sinu e-posti haldustarkvara. Haldustarkvara all ma panen silmas seda, et mille abil sa saad koguda e-poste, mille abil sa saad neid segmenteerida ja mille abil sa saad luua ka automatiseeritud tööahelaid, inglise keeles workflow, ehk siis vastavalt sellele, kes mida teeb, sellele sa saad automaatselt meili välja saata. Lihtne näide. Juba olemasolev klient, keda sa tead, on juba tooted sul välja valinud, ostukorvis on juba ostukorvi faasis ja siis miskipärast ta jätab ostukorvi pooleli. Lihtne häkk siin on see, et sa teed automaatse tööahela, kus kohas sa ütled talle, et hei, ja saadad talle meili, sa ütled talle, hei, näed, siin on sinu puuduolev ostukorv, ole ja täida see ära. See võib olla näiteks esimene meil. Kui ta sellele ei reageeri ja vasta, sa võid sa laata teise meili veel, et kuule, näed, siin on sulle X% allahindlust, viisi oma ost lõpuni. See on kõige lihtsam viis tegelikult saada see ost ikkagi kätte, sest et sa kunagi ei tea, mis seal nagu vahele juhtus. Kas sellises uksekell, kas toit läks kärssama pliidi peal või juhtus midagi kolmandat, miks ta selle e-pootluse endal pooleli jättis. Kõige viimane soovitus siit nimekirjast on sotsiaalmeediakontod. Ja sotsiaalmeediakontod ma jagasin 2 kategooriasse. 2 kontot on need, mida sa pead ära tegema ja need peavad sul korras olema. Ja 2 kontot on valikulised ja soovituslikud. Esimene, mis sul peab olema tehtud ja korralikult ära seadistatud, on Google My Business. Google My Business on sisuliselt see vaade, kui keegi otsib konkreetselt sinu brändi, siis ta sisestab selle Google otsingumootorisse ja see suur vaade, mis seal paremal pool ekraanil, lauaarvutil vastu vaatab, siis see ongi Google My Businessi korralik seadistus. Seal on pildid, seal on pealkiri, seal on mis kellaaeg me lahti oleme, kas e-pood on näiteks 24 tundi lahti, seal on aadress, seal on tagasisided, ehk siis review'd, mitu tärni see on ja seal on ka muud vajalikku informatsiooni. Google My Business on oma teenust nii palju edasi arendanud, et tegelikult sa saad sealt alt ka teha väikseid postitusi. See ei ole päris nagu sotsiaalmeedia, aga see on natukene selline informatsioonikanal, ühesuunaline informatsioonikanal, mis tegelikult tuleb päris hästi välja ka Google otsingumootoris vastavate märksõnadega. Ehk siis Google My Business seadista seal korralikult oma ettevõtte konto ära. Pildid, tekstid ja kõik informatsioon, mida küsitakse, täida ära. Kui rääkida sotsiaalmeediast ja kohast, kus kindlasti kohal olla, siis ei saa üle ka ümber Facebookist. Kuigi ma juhin siin tähelepanu sellele, et Facebook ei ole sinu nii-öelda digivara, see on Facebooki oma. Ehk siis ära kindlasti ehita äri sinna ülesse, aga kui turunduskanalina, kui müügikanalina, võtta see kindlasti kasutusele. Nüüd sõltub juba sellest, et kui osavalt hästi sa ennast tunned Facebookis olemisest, turundamisest, kommunikeerimisest, et kõige minimaalsem, mis sa teha saad seal, on seadista ära oma ettevõtte konto korralikult.
mida ma selle all mõtlen, on see, et käi läbi kõik sätted, kõik seaded, kõik lahtrid ja täida need korralikult ära. Jälgi sedasama teksti nii-öelda stiili nõuannet, mida ma sulle andsin. Ehk siis see teksti stiil peab olema sul erinevates kanalites samasugune, sõnum peab olema samasugune, bränd peab olema samasugune, visuaalne identiteet peab olema samasugune. Cover-foto on oluline, logo kindlasti lae sinna ülesse ja tee ka mõned postitused alustuseks. Kui sa oled juba Facebooki edasijõudnud kasutaja, siis õige pea ma räägin sulle täpsemalt, mida seal Facebookis on võimalik veel rohkem teha. Kui sa oled eriti ärile ettevõte, siis kindlasti tee enda LinkedIni konto. LinkedInis sa saad teha kahte sorti kontosid. Võib-olla sul on juba eraisiku konto, aga seal saab teha ka nii-öelda Facebooki fännilehte ehk siis LinkedIni ettevõtte lehte. See LinkedIni ettevõtte leht, kui sa alustad, siis tegelikult sa võid seal mingil määral dubleerida Facebooki ja LinkedIni postitusi samamoodi. Ehk sa ei pea sinna väga palju vaeva nägema sellega, et kirjutada midagi väga erilist või väga teistmoodi. Küll aga võta fookusesse oma isiklik LinkedIni konto ja LinkedIni profiil. See on uskumatu, kuivõrd suur on LinkedIni orgaaniline levik ühel postitusel. Ehk siis ilma reklaami alla panemata sinu eraisiku konto alt tehtud postitus, kui sul on näiteks seal 500 000 kontakti, siis tegelikult see orgaaniline levik võib sul olla 1000+ kontaktile. Sõltub sellest, kui hästi sa selle postituse muidugi koostad, natukene loeb ka seal hashtagid ja kas sa seal kasutad siis sisemisi linke või sa siis viitad LinkedInist väljapoole mingisuguse lingiga. LinkedIn tavaliselt algoritmina välispoole viitavaid linke väga ei tolereeri, ehk ta väga palju sellist boost'i sellele levikule siis juurde ei anna. Minu soovitused sinu LinkedIni, isikliku LinkedIni profiiliga. Profiilipilt ülioluline. LinkedIn ei ole Facebook, Facebook ei ole LinkedIn. Facebook on koht tavaelvust näitena tuua, kus sa sõpradega saad lõunaaega õhtul kokku, sumised mõnusalt ja veedad nendega lahedalt aega. LinkedIn on aga pigem ärikohtumiste võrgustik, ehk siis võtad sellise traditsioonilise konverentsi ja networkingu nurga ja siis see on see koht, kus on nii-öelda see LinkedIn tavaelus. Ehk siis profiilipilt peab olema sul professionaalne, sul peab olema väärtust pakkuv pealkiri, mitte lihtsalt see, et ma olen see ja ametikoht on see, vaid mis probleeme sa lahendad. Sul peab olema seal sisuliselt sinu kogemuste pagas ära kirjeldatud. Kõigepealt kõige esimesena peab sul olema ka väikene lahter, kes sa üldse oled ja kuidas moodi saad teisi aidata. Kui sa tahad inspiratsiooni saada, kuidas moodi LinkedIni profiili hästi täita ja hästi teha, siis ma olen vähemalt enda profiili üritanud hoida võimalikult heas korras. Võid minna minu nime LinkedIni sisse visata ja vaadata minu profiilit, sealt natukene šnitti võtta ka enda profiilile. Neljandaks sotsiaalmeedia platvormiks, mis ma välja valisin, on Instagram. Instagram läheb pigem sinna kategooriasse, et see võiks olla, see ei pea ilmtingimata olema. Instagram eelkõige on visuaalse väljundiga kanal, ehk siis kõik tooted, teenused, mida saab visuaalselt erinevate nurkade alt siis näidata, siis see on see, mis Instagramis müüb ja mis Instagramis levib. Instagram ei ole kindlasti müügikanal, Instagram on pigem brändi teadlikkuse arendamise kanal ja brändi leviku arendamise kanal. Ehk siis, kui ma peaksin soovitama alustavale e-poodnikule, kas teha Instagram või mitte, siis pigem ma ei soovita seda teha, sest et iga kanal, mis sa juurde võtad, see võtab aega sinu käest kui selle haldamisena, manageerimisena, aga mis on kindlasti olulised, mis tuleb ära teha, on Google My Business ja Facebook.